Ei saa ka alustada suure naeruga. Tere, mina olen Diana. Ma olen MTÜ Mondo juhatuse liige ja Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegeleb arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega. Olen õppinud kunstiõpetajaks ja matkajuhiks ja elu jooksul tegelenud noorte kaasamisega otsustusprotsessidesse, disainihariduse arendamisega Eestis ja viimased 8 aastat Mondos naiste ettevõtluse arendamisega erinevates maailmapaikades. Töö Mondos, vabatahtlik töö ja õpingud on mind viinud elama erinevatesse riikidesse, sealhulgas India idarannikule, mitmel korral Põhja-Ghaanasse Kongo külla ja matkajuhi töö tõttu rändan igal aastal Nepaali mägedes. Selles loengus räägin teile naiste ettevõtlikkusest. Miks on oluline, et naised saaksid aktiivselt kaasa lüüa ühiskondlikus, poliitilises ja majanduselus ning kuidas saame seda toetada. Ja muide, soovitan sul vaadata ka Kadi Viigi loengut soolisest võrdõiguslikkusest, mille lingi leiad video alt. Aga mis see ettevõtlikkus siis on? Ma loen teile ette ühe definitsiooni. Ettevõtlikkus on inimese omaduste ja hoiakute kogum, näiteks loovus, algatusvõime, aruka tegutsemise oskus, vastutustunne ja hoolivus. Ettevõtlik inimene tahab ja oskab oma mõtted teoks teha. Ettevõtlik inimene võib asutada oma ettevõtte, aga mitte ainult. Ta võib luua muutusi kogukonnas, ta võib olla aktiivne poliitikas, tegutseda vabatahtlikuna või olla väärtuslik töötaja. Ettevõtlikud inimesed on ühiskonnas olulised, sest tänu neile saavad teoks vajalikud muutused. Iga inimese võimalus realiseerida oma potentsiaali tagab meile kokkuvõttes parema, rahulolevama ja muutustes paremini toime tuleva ühiskonna. Ja seda on meile ju hädasti vaja, kui mõtleme, et seisame silmitsi kliimakriisiga ja viiruste levikuga. Suurema osa ajaloost oleme elanud ühiskondades, kus meestel on olnud suurem võimalus olla aktiivne väljaspool kodu ja olla ettevõtlik. Kui aga see võimalus on ainult ühel sool, siis oleme raisanud suure hulga potentsiaalist. Kuidas me siis saaksime paremini toetada ka naiste ettevõtlikkust? Üheks suureks mõjutajaks on eeskujud. Sotsiaalmeedias levis kunagi video, kus lasteaialastel paluti joonistada tuletõrjujat, kirurgi ja pilooti. 61 joonistusel oli mees ja 5 joonistusel oli kujutatud naist. Seejärel astusid klassi 3 naist, tuletõrjuja, piloot ja kirurg. Mida me näeme enda ümber, sellega me harjume ja seda me peame normaalseks. Kersti Kaljulaidi presidendi aeg normaliseeris selle, et Eestil võib olla naispresident. Kuulsin lugu ühest 4-aastasest Eesti tüdrukust, kelle vend ütles, et tema tahab saada presidendiks. Selle peale ütles tüdruk, et presidendid on ju naised, mehed ei saa olla presidendid, sest kogu tema elatud elu jooksul oli Eestil olnud naispresident. Soostereotüübid kujunevad 5–7-aastaselt. Selleks, et iga inimese potentsiaal saaks rakendatud, on oluline, et eriala valikut ei tehtaks mitte soo põhjal, vaid selle põhjal, mis on kellegi oskused, unistused ja soov nende unistuste nimel tööd teha. Väike mõtteharjutus sulle. Mis oleks olnud tulemus, kui lasteaialastel oleks palutud joonistada juhti või ettevõtjat? Eeskujude olulisusega on osaliselt seotud ka sookvootide teema. Kvoot on see, kui näiteks parlamendis või ettevõtte juhtkonnas on eraldatud teatud hulk kohti inimrühmale, kes on muidu alaesindatud, näiteks naistele või põlisrahvaste esindajatele. Ka Eesti ajakirjanduses on kõlanud ühe naissoost tippjuhi tsitaat. Kvoodinaine olla oleks alandav, sest iga juht tahaks olla oma positsioonil ju mitte soo tõttu, vaid oma oskuste ja võimekuse tõttu. Aga kvootide kasutamine võib mõnes olukorras olla siiski põhjendatud. Kvootide kasutamine on põhjendatud olukorras, kus on vaja muuta mustrit. Kui me kujutame ette paraadfotot riigijuhtidest, kus seisab rivis 30 meest, siis väga raske on uskuda, et ühel hetkel võiks nende hulgas olla 1 naine, 15 naist, 30 naist. Kvoot aitab seda pilti muuta. Kvootide kasutamine on põhjendatud ka olukorras, kus on vaja saavutada paremat tasakaalu esindatuses. Nii on Indias näiteks kvoodid kastitute grupile, Ruandas ja Afganistanis aga on kasutatud sookvooti selleks, et rohkem naisi oleks parlamendis. Sest me võime ju küsida, kas parlament, mis koosneb ainult meestest, saab hästi esindada kogu ühiskonda? Või parlament, kuhu ei kuulu ühtegi põlisrahva esindajat? Marina Kaljurand on kirjutanud, et Ruanda ja Afganistani naised on rääkinud talle sellest, kuidas esimest korda on nad parlamenti saanud just tänu sookvoodile. Seejärel aga töötanud ennast üles ja vabastanud oma kvoodi juba järgmistele naistele. Kaljurand leiab, et sookvoodid võivad kaasa aidata naiste suuremale esindatusele poliitikas, kuid ei tohi olla eesmärgiks omaette. Aga tõesti,
Rwanda parlamendis on täna juba 61% naisi. Aga kui hea võimalus on Eesti ettevõtlikel naistel osaleda riigi juhtimises? 2019. aasta Riigikogu valimiste valimisnimekirjades oli kõige rohkem naisi, 46%, Roheliste erakonnas. Kõige vähem, 20% ringis, oli Isamaa ja EKRE valimisnimekirjades. Riigikogu koosseisus oli 2020. aasta alguses 29 naist ja 72 meest. See on kõige suurem naiste arv alates taasiseseisvumise ajast. Aga siiski on naiste osakaal veel alla 30%. Väike matemaatika ülesanne sulle. Kui 92. aastal valiti parlamenti 13 naist ja 28 aastat hiljem on see number 16 naise võrra suurem, siis mis aastaks me jõuame selle olukorrani, kus meie Riigikogus on mehi ja naisi võrdselt? Kus me selle tulemusega maailma edetabelis asume? Edetabelit juhibki Rwanda. 11. kohal on näiteks Soome ja Eesti on 59. kohal. Aga on ka riike, kus parlamendis ei ole mitte ühtegi naist. Aga võib-olla on ainult riigi juhtimise juures naiste esindatusega kehvasti. Vaatame naiste osakaalu ettevõtete juhtimises. Meil on kasutada Sustineere andmed aastast 2018, kus nad uurisid naisjuhte 100 Eesti mõjukamas ettevõttes. Selgus, et kõigist juhatuse liikmetest 16% on naised ja iga 8. tegevjuht on naine. Võrdluseks maailmaga. Ajakirja Forbes andmetel on maailma 500 suurima ettevõtte tegevjuhtidest vaid 3% naised. Eesti õpilasfirmade statistika kuulutab aga teistsugust tulevikku. Kui 10 aastat tagasi oli õpilasfirma juht pigem poiss, siis täna ei pelga ka tüdrukud juhtrolli võtta. Õpilasfirmade programmi mõju-uuring tõi välja, et just tüdrukud on need, kes programmist kõige rohkem võidavad. Nende eneseusk ja ettevõtlikkus on enne programmiga liitumist madalam kui poistel, kuid programmi käigus võrdsustub see poistega kiirelt. Küll aga on uuritud ka seda, et tüdrukud vajavad ka pärast programmi lõppemist suuremat tuge, sest muidu kipub ettevõtlikkus ja eneseusk taas langema. Kuulame nüüd ettevõtjat Kristi Saaret, kes on ise kirglik investor ja toetab ka teisi naisi sellel teekonnal. Naisinvestorite klubi loomise algidee tuli sellest, et ma ise osalesin erinevatel investeerimiskoolitustel ja lugesin investeerimisblogisid ja ühel hetkel hakkas väga teravalt silma, et kus kohas kõik naised on. Et kui sa istusid üritusel laudkonnas, kus oli 10 inimest, siis tõenäoliselt olid sa ainuke naine seal. Ja ma tõstatasin selle teema, küsides teistelt naistelt, et kus siis kõik need naised on, kes investeerida tahaks. Ja vastus tuli, et see tundub kuidagi nii suur ja nii hirmus see maailm ja tundub, et peab nii palju raha olema, et tahaks sellises usalduslikus õhkkonnas rääkida. Ja nii see algne Facebooki grupp saigi tehtud, et enda tutvusringkonnast kutsusime naisi kokku, ütlesime, et no nii, 2 nädala pärast saame kokku ja hakkamegi siis otsast investeerimisest rääkima. Ja praeguseks on siis sinna kogukonda 15 000 naist kogunenud. Naistel kipub olema see mure, et tõenäoliselt su keskmine palk on keskmise mehe palgast veidi väiksem, sina vastutad rohkem pere hoolsuskohustuste, lapse eest, kõik muud asjad, sellised stereotüübid, mis on sisse jäänud, et investeerimine on selline pintsakuga meeste valdkond, et sul peab väga palju raha olema ja pead väga keerulist matemaatikat oskama ja kõik nagu muud sellised asjad, et väga palju müüte, mida on vaja murda, et sageli pole asi isegi selles, et naistel ei oleks ettevõtlusideed või raha investeerida. Nad lihtsalt ei usu, et see võiks olla midagi sellist, mida nemad võiksid päriselt teha ja et see oleks päriselt neile kätte saada. Naisinvestorite klubi loomisel üks eesmärkidest oligi selline laiem sotsiaalne panus. Näiteks üks asjadest, mis ma endale kirja panin, oli see, et rohkem naisi saaks meedias sõna. Et meie enda üritustel me kutsusime ise naisi rääkima, mõned saavad esimese esineja kogemuse ja me oleme väga palju panustanud sellesse, et seesama Facebooki grupp, kus nagu enamik arutelu käib, et see õhkkond olekski positiivne, et inimesed julgeksid küsida ja inimesed julgeksid enda selliseid siiraid ja ausaid nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi jagada. Naisinvestorite klubi sloganiks, mis ma kunagi alguses valisin, on see puhtise lause, et igal naisel parim enesekaitse on natukene oma raha. See ei ole piiritletud ainult naistega, aga Eestis kipub nii olema, et naised on rohkem majanduslikult lukus, nad on rohkem majanduslikult sõltuvad,
selle tõttu, et nemad hoolitsevad rohkem laste eest, nemad jäävad töölt kõrvale sageli lastega ja mida väiksem on sissetulek, seda väiksem on reeglina see riskitaluvus, et sa ei julgegi seda raha kuskile panustada või ettevõtlikkusega alustada. Kui inimestel on rahaasjad korras ja nad ei pea pidevalt tundma stressi ja muretsema selle üle, et kuidas ma saan näiteks järgmine kuu oma üüriarvet makstud, inimestes avaneb nii palju potentsiaali. Inimestel on nii palju ägedaid ideid ja mõtteid, mida saaks teha oma kogukonnas, milliseid ärisid üles ehitada, mida teha oma perega, nii palju nutikaid mõtteid. Ja kui suur osa sinu igapäevaelust on lihtsalt selle all kinni, et sa kogu aeg muretsed rahaasjade pärast, siis ükski nendest headest ideedest ei saa ju tegelikult ära tehtud. Kuidas saame naiste ettevõtlikkust toetada? Mondos oleme juba üle 13 aasta toetanud naisi ja lapsi erinevates maailma piirkondades. Üks piirkondadest, kus töötame, on Ghana. Ja Ghanas on ajalooliselt naistel olnud üsna erinev roll, sõltuvad sellest, millisesse hõimu nad kuuluvad. Nii on näiteks kunagises suure Ashanti kuningriigis olnud naistel väga tähtis positsioon ka juhtimise juures. Neid on kutsutud Queen Motheriteks või kogukonna emadeks ja nad on tegelikult kuninga kõrval võrdväärselt valitsenud. Võimu anti edasi emaliini pidi, kuid Põhja-Ghanas, kus Mondo töötab, on meesliini pidi pärimissüsteem ja naiste õigustega oluliselt kehvemad lood. Nii ei ole naistel, näiteks kohaliku traditsiooni kohaselt, õigus pärida või omada maad ning lahutuse või mehe surma korral kuulub ühiselt kogutud vara ja lapsed mehe perekonnale. See seab naised ja eriti lesknaised haavatavasse olukorda ja suurde vaesusriski. Üksi jäädes sõltutakse mehe perekonna armust või tuleb leida taunitud tagasitee oma vanemate koju. Olen küla lesknaistelt kuulnud, kuidas pärast mehe matuseid tuleb mehe perekond ja viib nende ühise kodu mööblist tühjaks. Mondo koos Kongo küla seltsiga on toetanud kohalike naiste ettevõtlust. Nii on asutatud 2 ühistut, korvide valmistamise ühistu ja sheavõi valmistamise ühistu. Lisaks tegelevad külanaised kitsekasvatusega. Kasutusel on Aafrikale omane selline naistegruppide süsteem, kus valitakse enda keskelt ühistu juht, sekretär ja laekur ja neile kõigile assistendid. Ja ühistu kuulub võrdselt kõigile sinna kuuluvatele naistele. 6 aastat ühistu kogemust on toonud naistele palju kasvamist. Kirglikult vaieldakse selle üle, kellel on õigus otsustada, kas kellegi teise korv on piisavalt kvaliteetselt tehtud, kuidas jagatakse tööd ja kuidas jagatakse raha. Tuliste vaidluste läbi õpivad naised juhtimist, vastutuse võtmist ja ennekõike seda, et ühistu on nende oma, nende arendada ja kasvatada. Ja muu hulgas on nad õppinud ka näiteks WhatsAppi kasutama. Lisaks Ghana ühistutele toetame Mondoga naiste ettevõtlust ka Keenias, Ugandas, Türgis ja Afganistanis. Kuulame, mida räägib Uganda õmblusühistu juht Olivia sellest, kuidas ettevõtlus on muutnud tema elu. For me, I grew up like this. I think it was polio. Our father got married to another lady, so he left us with our mom, and she was struggling to get us like something to eat. Imagine, with 9 children, it was not easy for her. A teacher, my former teacher, called that there's these people from Mondo, they want to start a restaurant. If I want to join, I was so happy. Even I didn't sleep at that night. I thought, even I can create a job. So Sisi started teaching me how to handle the books, how to use a computer. It was my first time to use a computer. I learned, it became easy for me. Though it didn't work out, but it was really nice. But Sisi again called me. In 5 years, I see myself getting my own house and KDI growing. It's hard when you don't have money. It's very hard. But I'm working, so it's somehow okay. Sarnaselt Oliviale on ka Kongo küla naistele ühistus töötamine andnud suuremat rahalist stabiilsust. Kuigi nad tegelevad jätkuvalt peamiselt põllupidamisega, siis tänu korvi punumisele ja sheavõi valmistamisele saavad nad lisaraha, millega hoolitseda oma pere toidulaua eest, saata lapsi kooli või käia arsti juures.
Liigutava loo rääkis mulle Punu ja Victoria poeg, kes ütles, et kui varasemalt oli neil peres tihti toidupuudus, sest Victoria on kasvatanud oma 5 last üksinda, siis ühistuga liitudes on Victorial olnud alati 3 toidukorda päevas oma lastele lauale panna. Väle, Punu ja Monika pani aga teenitud rahaga oma majale veevärgi sisse ja ostis oma mehele jalgratta, et ka tema saab käia külast kaugemal väikseid tööotsi tegemas. Oma sissetulek annab naistele ka suuremat otsustusõigust pereasjades, sest naise rahaline panus on pere jaoks väärtuslik ja vajalik. Naiste võimestamine Ghana ühiskonnas ei ole muidugi ainult abiorganisatsioonide töö. Selle aja jooksul, kui Mondo on Kongo külas töötanud, on saanud kohalikuks vallavanemaks naine. Ja ka Ghana parlamendis on naiste osakaal tõusnud 8%-lt 13% peale. Need positiivsed näited aitavad mõista, et naiste ettevõtlikkuse toetamises on suur jõud. Mida saab meist igaüks teha, et toetada naiste ettevõtlikkust? 3 soovitust. Esiteks, märka ja ole teadlik. Märka olukordi, kus stuudiosse on tähtsal teemal arutlema kutsutud ainult mehed või hoolekogusse kandideerimas ainult naised. Mõtle, miks see nii on ja kuidas saaksime luua paremat tasakaalu. Märka ka stereotüüpe iseendas. Kas me suuname ja juhendame tüdrukuid teisiti kui poisse? On see põhjendatud või järgime vaid mustreid, mis on meis endas juurdunud? Teiseks, ole ise julge. Julge naisena küsida juurde palka või kandideerida kõrgemale töökohale. Saavutage kodus kokkuleppeid, mis toetavad kogu perekonda. Miks naine peab alati saama lastele lasteaeda järele minna, aga mees peab pikemalt tööl olema? Tegelikult käivad ju mõlemad tööl ja mõlemal on võrdsed õigused ja võrdne vastutus. 3. Toeta naisi. Toeta naisi valikutes, mis on neile olulised. Julgusta neid kandideerima juhtivale töökohale ja hääleta nende poolt. Ei ole lihtne olla Eesti esimene naispresident, kelle soengumuutused on riikliku tähelepanu all, aga nemad rajavad teed järgmistele naistele. Rääkisime selles loengus naiste ettevõtlikkusest maailma eri paikades, miks see oluline on ja kuidas naisi toetada. Ja lõpetuseks, kas sina tead, mitu naist on Eesti Teaduste Akadeemias? Ligi 100 liikmest 6 on naised, aga mitu naist on Eesti Noorte Teaduste Akadeemias? 33 liikmest 18 on naised. Tulevik on võrdsem.